No nii terekast, et tulin nüüd jälle kalale. Jälle siia jõekese äärde ja nüüd proovin ka mingi paar tundi on aega, päike on juba suht madalal. Ja lihtsalt proovin püüda, et siis vaatab, kuidas läheb. Hakkan kohe pihta. Teegi midagi pikemat sissejuhatust. See ka veel, et täna jälle Spinnaputukate Rant. Hetkel on siuke kanali sponsor. Ja valge röövik on siis, jah. Kas läks midagi sassi või? Ei tea. Vahepeal siin taga mul, või noh, väga libe. Siin taga koliseb mul see lendõng. Täna võtsin selle ka kaasa. Nüüd ees. Jopp on puhkin, ma polaroidid, et ta näeb paremini põhja. Jah. No jah siis. Nii külm on väljas, et nöör on juba jääs esimese korraga. Nii, aga panen hetkel kaamera kinni, et vaatan, kui midagi toimub. Kui midagi vaja rääkida, siis paneb kaime tagasi. Ma ei tea, mis nüüd juhtunud on. Viimati oli täiesti korras, aga see siga on juppideks närvitud. Enne seda ei olnud, ma vaatasin, et mingi meil üks soolikalaadne asi ujus natuke eemale. Täiesti nagu soolikas ja tuleb välja, et oligi. Keegi on käinud siin seda siga rüüstamas. Õudne. See on loomajälgi ka täis. Ütleks, näevad välja nagu ei ole rebane ju. Ikka hunt peaks olema. Või mingi suurem rebane, aga ma ei tea, ma eeldan hunti. Ma hetkelt tulingi siia nii korra vette vaatama, et mis siin toimub sellega siis. Ja täiesti pekkis ikka. Ja ühtegi kala ei ole olnud, näha pole olnud, võttu pole olnud. Aga jah, vaatab hiljem edasi. Kuulge, nüüd avanes ilgelt äge vaatamine. No kahjuks ma küll täiesti algusest ei näinud, aga jäälint pani minu kõrvalt mingi meetri kauguselt mööda, täiesti mööda veepinda. Ja mulle vastu lennatas siis. Täpselt selle koha peal, kus ma nii tahtsin kaamera käima panna, et näidata teile siis ühte asja veel. No kahjuks, no ma eeldan kaamerast või mingi ots sellest minust teada, aga teine ära selle sealt. Aga näe, mis siin on, ongi soolikas. Täiesti pekkis ikka. Ma lähen siit kohe välja nüüd, kus see koht oli, see pool. Et jah, siis. Oi, siin on veel keegi puu otsas. Punasid marjunasimas. Leevikesed. Teie vist ei näe jälle, aga noh. Ja nii, ja lumi on jälle nii sügav, et kallas on siit suht kõrge. Ma nägin siin kedagi veel, auto on ka olemas. Läks mööda teist kallast, ma muidu oleksin ise teiselt poolt läinud, aga seal teisel pool juba kõige ees, siis siit poolt. Ja. Korra vaatasin, et vist on kala, aga ei olegi. Vist. Ja siin pool on hetkel kivis on põhi. Veel alguses. Pärast peaks minema korralikumaks. Ja eks see vaatab edasi. Siin on nüüd korralik sumpamine.
muidu oleks tänaseks räätsad võtnud, aga ei viitsid tegeleda sellega. Nüüd siin enam ei ole ja nüüd läheb jälle rohkem. Okay. Ja muidugi õng on täiesti jääs, aga midagi proovib. Puhastab jälle iga sekundi tagant. Nii, ja siin jälle põlvini. Aga nüüd on pikki voolu püük, et natsa jama kerimine vastu voolu. Oi, aha. Sest siin teistpidi väga ei viitsi või. Ja tegelikult teeb ikkagi teistpidi. Kõnnib kaugemale. Kõnnib siit kaugemale ja siis tuleb vastu voolu tagasi. Jah, siin oli pikki voolus. Pane praegu kinni. Siin läheb aeg. Vaadaks seda. Lumi lendab juba aegades ilusti. Tohutu äge vaade. Seal on keegi siis. Siin on jõgi. Seal võtan pikki voolu ja siis hakkan tagasi minema vastu voolu siis püüdes. No nii, nüüd suht pikk maa sai jalutatud. Ja ma arvan, ma jään siin seisma ja hakkan tagasi minema. Nüüd see on sügavus ka teada. Mingid pardid panid just siit minema, nii et siin vaatad kohe kala on, aga see on praegu siuke hästi ilus. Peaks nagu täpselt sobima. Vaata, kus on jääs ka midagi. Liiga palju või saab hakkama. Tundub, et saab hakkama. Suvel läheb siis kindlasti sinna poole edasi ja siis tagasi alles. Nii, nüüd on korras. No ma ei tea, kuidas klandil järgi minna, võib-olla saab raskem olema, sest siin on siuke mudane põhi, täpselt siuke, mis on forellile jaoks. Ma nii väga tahaks praegu siit kala kätte saada nüüd. Oih, rull käis lumes. Tegelikult ma tahaks üldse püüdma hakata, aga praegu on rõngad nii jääs, et nii, hetkel töötas pikki vooluviske keerima. Ei tea, kui hea mõte see oli, äkki läheb see asi täis. Okei, võtame tagasi. Nii. Upsti. Hakkab siit minema siis nüüd. Ops. Noh, lumi jää tõmbas kinni midagi. See on siuke nagu sobivalt sügav, et ta ei ole liiga sügav. Et siin peaks nagu kala olema ja kui teda on. No jah, muidugi. Veel mingid pardilised. Need ajavad ju kala ära. Ei taha neid, ei taha. Mida meil on kõik jääs, siis tõmbab ta vahepeal rohkem välja. Just selle kõige parema koha peale seal. No üks parimast kohtadest, mis ma siin nägin praegu, kui siia poole kõndisin. Maanduvad siis pardid ja tahavad ära rikutseda. Ja, otsas on ikka veel see spinoputukate valge reevik. Hetkel tuli suht põhjast.
ja jah, siin oli mingi loodusfotograaf. nii, ei näinud kala. Siis läheb ülesse tagasi. Oho, 4 luike juba, enne oli veel rohkem, ei 4 vist, enne oli 2. nii jah, et ma proovin ka siit kaldalt püüda. Kõrgelt kaldalt siis. Paneb siit, ops, jälle klambri lõi peale. Või ma ei usu, et ma ise. Nöör on pooli peal nii jääs, et ta peaks kasutama mingit talvist nööri või midagi. Ei oska kohe öelda. Ei tea, mida tegema peab. Ohoh, siin põhjas tundub olevat mingi mega suur kivi. Aga kala hetkel veel näha ei ole. Nii, vaatame, kas saab siit alla. Noh, loodan siit läbi ei vaju. Jah, lennuka võtsin ka lihtsalt kaasa, aga ma eeldan, et ma ei hakka seda see on täpselt selle kivi taga. See on ilge hea koht praegu. Aga ma eeldan, et ma ikkagi ei saa siit hetkel. Nii pole polaroidid ka ette, vahepeal võtsin eest ära, sest ilma nendelt oli kohati suure päiksega nägemine parem. Aga kuida nüüd on... Ei saagi aru. Ei, prillid ette on hetkel ikka parem. Okei, aga eks ma siis toimetan siin. Mul jäi selle talikarastus jää pealt hooaja lõpu video tegemata, et ehk veel, arvasin, et ei ole veel läbi, aga ehk veel tuleb midagi. Kui ei tule, siis ma ei tea. Siis ei olegi mingit talikarastuse hooaja lõpetusvideot seekord. Aga praegu on nii külmad ilmad, et äkki veel korra saab. Et pardid ujuvad täpselt sinnapoole, kuhu vaja ei ole. No jah. Aga eks see püük selline ongi, et loodus on inimesest ikka üle. Inimene ei ole enam nii väga loodusega seotud. Ära linnastunud. Ma praegu vaatan, see on ikka super kohad. Oleks pidanud Erioga ka viimati siiapoole tulema, me käisime teisel pool. Kus ma tavaliselt olen käinud. Ei teadnud, kuidas siit poolt see jõgi on, aga sellepärast ei teadnudki, et see on käinud, nüüd see on. Hakkab iga kord siit poolt olema kõvasti lihtsam juurde pääseda. Mugavam ja forellile parem tundub. Kuigi ta on sirge, aga ikkagi see on forelli jõgi, nii et aga on pagana sirge.
rull jäetud täiesti ära, pool jäetud kinni. Ma ei tea, kui kaua ma niimoodi püüda saab. Aga siit võiks ju saada enda elu esimese, selle aasta esimese, noh, see ongi käikanni, mis praegu just juhtus. Nöör oli läbi külmunud. Tõsiselt või? Nöör on külm. Kas see oligi praegu nii, et nöör on nii külm, et läks katki või? Ainult pinnaputukatele andis praegu ilma saate ära või? Ühesõnaga ma jäin nagu landist ilma, lihtsalt jõudnud tõmbama hakatagi. Täiesti kann ikka. No ma ei ole temast oli ilma, aga siin on nii pehme põhi, et ma ei tea, peaks tulema. Ma ei saanud täpselt aru, et kuhu ta jäi. Ja kui ta vooluga nüüd lahti tuleb, siis ta läheb ja ujub minema lihtsalt. Vaatame, kas ma näen seda kusagilt siit. Selles suhtes probleemi ei ole, et mul lante on veel püüda, ma saan, aga väga kahju, et töötavast. Noh, mina pole selle küll kalla saanud, aga videotel on näinud, kuidas täpselt samasuguse kalla saadakse, nii et ikka landist niimoodi ilma jääda lihtsalt, et teil nöörid ja puru. See oleks nagu tamiilist aru, aga nöör. Ja see ongi nii ära kulunud, aga ma ei ole veel pood jõudnud selle uut nööri ostma. See on ilge madal, ma saaks täiega hästi järgi minna. Aga see, ma ei tea, oi, ma proovin. See on nii, see on mudane põhine. Jah, ma panen kaamera korra. No nii, et nüüd läks päris kõva aeg. Ja ma tegin väikse kõne, et ma saan homme tulen landile järgi siia vette. Et räätsadega siis. Lähen räätsadega vette. Tutvuse kaudu saan räätsad ilusti endale suht soodsalt. Mitte siis osta või laenutada hetkel. Ostame endale eraldi. Oi. Hopsti. Et see nüüd kuhugi. Kuid ma ei julge kinni jätta. Aga nüüd oleks kuidagi teha nii, et meelde jääks see koht. Et ma proovin siia teha. Ma loodan, et see asi on homseks alles. Et ma teen siia mingi risti või asja. Ma tulen ju teisest kaldast. Nii. Siit tuleb nüüd. Käikanni. See on nii jääs. Okei, paneb kaamera hiljem peale. No nii, pisidilukene kokkuvõttekene siis, et mitte midagi ei ole saanud. Ja ma nii väga nüüd kardan, et kuhu käib kinni, siis on jälle lant läinud. See oli lihtsalt oleks et ei jäänud kinnigi. Korra läks ühe asja vastu, võtasin tõmban kohe lahti, et nägin ka kuhu ta läks ja noh, oli siis seda sakutamist nii palju või. Ei tõmban nööri pingulegi ja juba tõmbas landi ära. Et ma ei tea, nüüd on otsas number 5 pööre kuldne. Kelle iganes toodang, seda ei tea. Aga juba ägedalt ujub. Ära nüüd sina ka. Noh, niimoodi oligi umbes. Tegelikult kõvasti leebemalt. Ja siis hakkasin nagu niimoodi saputama on ju. Ja esimese, mingi 2 korda jõudsin teha lantel läinud. Siin on hetkel tugevam. Ma natuke sulatasin seda tamiili üles, aga või tamiili, nööri. Kui ma selle nüüd siia jätan, ma ei tea. Ei saa olla nii. Ma saaks homme järgi tulla, aga noh. Ma ei viitsi käia.
mis mõtlesid mul? Ei, selle ma pean kätte saama lihtsalt. No näe. Hästi ägedalt kõliseb ka armas. Karbad kusjuures hetke külmetavad. Et jah, ai siin on ka liiga madal. Siin vast ei olegi kala. Aha. Pean endale karjaatsed ära ostma. Suvel läheb see kõik ju veel pehmemaks siin. Lund ei ole küll, aga et saab käia räätsade ja kahlakatega siis ees, et põhi ka veel ikka kannaks. Noh, ei tulegi vett. Siin on nüüd see fotograaf. Ma panen praegu kinni. No nii, et siin on jah täiesti kinnitatud nüüd loodusfotograaf ja ootab päikest loojangut. Ja siin läks nüüd vesi ka korralikumaks sügavuse mõttes siis. Põhjastruktuur, no siin on kurvi koht ka, ma ei tea. Ma eeldan ikka, et täna ka jälle kala ei saa, aga viimasti sai siin ju ahvenut nähtud. Aga see eelmises videos on, eelmine video kandski ju. Minu meelest oli eelmise video pealkiri see laip üles või oli üle-eelmine või? Äkki see oli üle-eelmine. Oi. Ahah, nüüd oleks kaldalt vette libisend. Täiesti segane nagu. Nii, proovib püsti saada ja ülesse saada. Vesi kõik aurab juba. Siit ei ole nii hästi enam näha, aga rohkem päikse käes on. Toh, siin on ikka minu meelest idekas koht. Aga natsa madal vist. Ei tea ka. Tap. Seal on nüüd päike looja. Enam ei saa visata ka. Mitte ainult enam selle rida ja nööri pärast vaid. No, eelkõik ongi see, et lihtsalt kõik on jääs. Oi, siin on siuke ilus koobas, kus kala on peidus kindlalt. Siin on kindlalt kala, aga ma ei tea, kas hetkel, aga siin on selline koht. See on selline koht, kus lihtsalt peab olema. Ai, kui ilus. Ahah, ei olnud. Võtasin korraks, et äkki oli kala, aga ei olnud. Ja mingid taimed. Noh, ma ei tea, paljude rulli näete, kõik on jääs. Ma ei tea. Ma siit tagasi vast ei jõuagi nii, et ma lõpuni välja ei saa enam visata. Ja kui siis midagi tuleb või jääb kinni läinud, et siis on kõik sees ka ilma. Et homme tulla tagasi ja siis olin nüüd spinninguga. Eks ma vist võtan hoopis teise odavama värgi, et see külmaga liiga palju viga ei saaks. Ja teise spinningu ja tamiiliga siis. Esiteks, kuna see on juba nii läbi omadega. Nii, nüüd vist. Ai, isegi tuli lahti. Mõtlesin, et tekkis väike jama, et äkki jäi põhja kinni. Ma mõtlesin juba täna kaasa võtta, mõtlesin, et kas äkki igaks juhuks. Üldiselt püüab kahe õngega, aga noh, hetkel on ka juba 2 kaasas ja püüas, siis oleks näiteks 3 kaasas. Oi, see on ikka idekas koht tõesti. Täiega ideaalne. Ainult, et kala ei näe hetkel. Aga jah, see kurv võib olla isegi parem. Ja praegu oleks alasti liiga madal koht. Okei. Mida ma näen?
ei usu väga, et see kala on, aga noh, prillid ei taheta minna. Nii. Ei olnudki kala või oli, aga läks ära. See tundus täpselt kala kuju jälle. Oi. Ei, ma enam ei julge. Ma nii väga tahaks edasi püüda, aga nüüd on nii hea see asi, et ma lihtsalt ei julge, see läheb täistuseks. Isegi see läheb kokku ära. Ma ei hakka isegi tamiili lahti võtma, vaid kerinda siia. või tamiili jälle tamiili. Müüri. Las ta jääda, kui ta iganes ta jääb. Lähen siit edasi ja kuidas, kust? Proovib. Vaadab, siin on üks madalam kaldakoht, sa pead kaldal tagasi. Mugavam ja soojem natuke. Vesi on ikka vist külmem. Ma ei tea, kui palju teie näete, kui aurab see värk siin. Seal on paremini näha. Siin kallas. Ja paneme mina prillid ette tagasi, sest siis me oleme paremini veel ikkagist. Ja nüüd oleks ikka täiega pekkis. Ma olen sealt saanud veel, ma tahan. Ei hakka riskima, äkki kukun sisse. Et siin on lihtsalt super nagu struktuur. See kõik, mis siin on, see on nagu super kala jaoks. Ma saan aru ka, miks siin kala peaks olema selle sees. Aga ma ei tea. Ma hetkel ei näe ühtegi kala. Ükski kala. Ma ei tea, äkki mõni kala mind näeb, aga mina ei näe midagi. Asub kivi peal või kivi pealt kaldale. Nii, vaatame, kas... siit saab niisama ka kaldale, aga läheb kivi peal ikka ka korraks. Prillid, et... Opsti. Jah, tõesti. Homme siis siit poolt ja püüab ka. Proovin siit kalda äärest tegelikult tagasi minna ka. Et siis ma näen seda, kuidas siin need olud on tervenisti pikalt. No ühe korra ma olen siin pool käinud, aga mitte nii kaugel. Sest väikse lõigu lihtsalt proovisin korraks. Saate, kuidas siin need veeolud on, põhjaolud ja nii edasi. Aga jah, homme tuleb tagasi. Kõnnib kaugemale, vaatame, mis kell muidugi tuleb. Proovin siis, et kui tagasi tulen, et saan minna kaugemale siin jõe lõigul ja hakata kaugemalt tagasi tulema. Väga palju lõik käib siin küll vahele, sest on lihtsalt liiga seda liiga madal ja liiga sudi täis või midagi. Ei taha nagu ette minna hästi, aga ringiga ka ei taha, nii et vaatame, sain läbi. Ja siin need jäälinnu värgindused käivad ka. Oih, vist ei kui sigav.
Siit ei hakka enam minema äärest. Siin vist olen käinud ka. Aga nii siis jah, et homme raatsidega ei hitte samal ajal samas kohas. Samas kohas, aga mitte samal ajal. Ma eeldan. Et homme prooviks siis tulla ikka mitu tundi varem. Aga see on nagu, et prooviks, et ei tea, kuidas läheb. Ja siis homme prooviks selle kalakese ka siit kätte saada. Äkki teeb mingi kilomeeter 2 matka. Sammud saab kindlasti täis. Sammud saab täis ju ka. Mingi jama on selle lendõngega see kotid üles. Kas ma kohe näen. Tead, sammu saab täis, aga kilomeetrit vist ei saa. Või saab? Ei tea. Siin on küll keskmine sammu pikkus mingi 20-30 senti. 25 siis. Jah. Mis on jõuan siit välja, panen kaamera täi. No nii, tereks selle, et olen siin alguses tagasi enne. Ja mis nüüd oli? Käi kanni. Telefon üritus külma pärast välja. Okei. Nii, et ma olen kätte saamatu. Õnneks ma tegin enne kõne ära. Tuleb telefon soojaks saada, saab uuesti kasutada. Et püük on lõpetatud, sest õng läks jäässe. Ja hakkab juba natuke külm. Homme raatsadega siis landile järgi ja minge vaadake ka siis spinnaputukate lehele, et panen video alla lingi ja videole endale ka. Et kuna spinnaputukad hetkel sponsoreerib mu kanalit. Ja siis minge vaadake ka kindlasti Jahipauna lehele, et mina tohutult kiidan ja põhimõtteliselt ma olengi ainult nõus ostma Jahipaunast. Mitte mul ei ole Jahipaunaga mitte mingit kokkuleppeid hetkel ei ole, aga lihtsalt tohutult mulle meeldib Jahipaun ja seal asjad, et see polt õng, teine õng, kõik on sealt ostetud. Et nii nagu eelmise video lõpus oli. Ja kindlasti mingi vaadake ka Jahipauna ja tohutult soovitan, et seal on oskajad tüübid, kes aitavad algajal täiesti õige varustuse valida. Ja no see algajakomplektiks homme ma tulen selle kotiga oli, ühesõnaga see kott oli nagu komplekt on, et terve algaja varustus oli seal sees. Oleks võinud tegelikult teha selle avamisest video ja võttagi kohe see, et põhimõtteliselt ongi see, et sa lähed poodi ja sa ostad selle ära ja siis järgmine käik on kohe kala ja sul ei pea enne seda mitte midagi olemas olema. Komplektis oli kõik olemas ja rohkemgi veel, millest algajad ei teagi, kuidas neid kasutada. Aga ühesõnaga seda kotti tohutult soovitan seda komplekti, et mis ta nimi oli, seda ma ei mäleta. Või mingi Rapala Countdown vist mingi asi, et mulle tohutult meeldib, jube mugav kott ikka ja kordan, Jahipauna minge ja minge ka spinnaputukate lehele ja veel ka muidugi Rando tuisk ja kõik hakkab haurama siin vesi juba. Aga päike loojab. Mina ootan siin ära nüüd, millal järgi tullakse, aga teile ma ütlen juba subscribe, like, comment, share ja näeme järgmises videos, mis peaks homme üles tulema. Tänane video, ma loodan, tuleb täna ülesse, mis ma praegu tegin ja homme tuleb siis uus. Nojah, ühesõnaga, näeme järgmises.